Vennad, vaadake. Kulisside taga toimub midagi, mida iga kristlane peab teadma. Siin on järgmine. Kas sa mäletad, et mõned aastad tagasi üks rabiinide grupp seal Iisraelis, nad saatsid palve Donald Trumpile ja Vladimir Putinile, Venemaa presidendile, et nad aitaksid Iisraelil 3. templit üles ehitada. Just, nad tegid isegi mälestusmündi, mille esiküljel on Trumpi kujutis. Võrreldes teda kuningas Kürosega, see kuningas, kui sa ei tea, ta oli paganlik kuningas, see tähendab, ta ei olnud juut, aga Jumal kasutas teda, et aidata juutidel taastada templit Iisraelis. Ja nüüd nad võrdlesid Trumpi selle kuningas Kürosega. Pärast seda tead, mis juhtus, nad jäid vait. See rabiinide grupp ei otsinud enam võimsaid mehi ega tähtsaid inimesi, et seda templit taastada. Tegelikult teevad nad nüüd midagi palju tõsisemat. Ja ma mõtlesin, et kristlased peavad sellest teadma ja siis ma uurisin selle kohta natuke. Nad kiirendavad juba 3. templi taastamist väga kiiresti. Ja ma toon siia ühe uue info, mida peaaegu keegi ei tea, nii et jää minuga lõpuni, kui sulle sellised teemad meeldivad, eks. Lõpuaja, tänapäevaste huvitavate teemade kohta vastavalt Jumala sõnale piibli valguses. Nii et telli minu kanal, eks? Muide, iga päev olen ma hommikuti ja õhtuti palvetanud, nii et tule ja osale koos meiega. Lähme, vennad. Mõtle korraks koos minuga. Kui sa praegu televiisori sisse lülitad või avad mõne uudisteportaali internetis, mida sa sealt leiad? Kõik räägivad poliitikast, kas pole nii? Kuulsuste elust, majandusest, sõdadest, tehnoloogiast. Aga vennad, on üks asi, mis toimub kulisside taga, mida ajakirjandus ei oska selgitada. Isegi sellepärast, et neil puudub see vaimne nägemus, mis meil on, ja enamik inimesi ei tea sellest isegi midagi. Ma alustan sellest, et räägin sulle nii, et Sineedriumi kohta. Sulle, kes ei tea, Sineedrium oli kõige tähtsam usu ja kohtulik kogu juudi rahva jaoks nendel piibliaegadel minevikus. Ja sa saad aru, miks ma räägin Sineedriumist. Asi on selles, et see Sineedrium koosnes 70 vanemast ja rabiinist, kes mõistsid kohut Iisraeli kõige tõsisemate juhtumite üle. Ja see oli alati kõige keskmes Uues Testamendis. Aga on üks detail. See kohus oli sajandeid tegevusest väljas, kuni viimastel aastatel hakkasid Iisraelis ortodoksed usurühmad seda taaselustama. Nad organiseerusid, et see nõukogu uuesti ellu kutsuda, mida nimetatakse tärkavaks suurkohtuks. Ja hiljuti astusid nad muljetavaldava sammu. Mis nad siis tegid? Nad kiitsid heaks ametliku dekreedi, mis on tehtud otse Jumalale. See tähendab, et nad ei saatnud seda taotlust valitsustele, tähtsatele inimestele, parlamentidele või ühelegi inimlikule autoriteedile. Lihtsalt sellepärast, et neil on väga tugev veendumus, mis on järgmine. Need rabiinid usuvad, et siin maal asuval kohtul on õigus langetada otsus, mida isegi taevas asuv kohus oleks sunnitud täitma. Kas see on tõesti nii, vennad? Ja see dokument, mille nad koostasid, sisaldab 3 väga selget palvet. Esiteks palusid nad Jumalalt, et iga vaenlane, reetur ja kurjuse agent eemaldataks juudi rahva ja kogu Iisraeli maa keskelt. Teine palve on, et Jumal ilmutaks, kes on Messias. Et Jumal näitaks täpselt, kes see inimene on ja eemaldaks kõik takistused 3. templi üles ehitamiseks. Nagu sa ilmselt juba tead, räägib piibel 2 templist, kusjuures viimane neist hävitati. Ja nüüd on alles jäänud ainult see müür, mida nimetatakse nutumüüriks. Ja juudid seisavad seal, nutavad, kurvastavad ja paluvad Jumalat, et ta taastaks selle templi. Aga vend, kas tead, mis on kõige muljetavaldavam? See rabiinide grupp tahab, et see kõik juhtuks kiiresti. Neil on väga kiire. Nad pidasid selle koosoleku väga tõsiselt, aga siis muutus õhkkond väga pingeliseks, sest koosolek kestis mitu tundi. Ja selles õhkkonnas hääletasid 2 rabiinide nõukogu kohtunikku ise vastu. Miks? Nad kartsid, et nende asjade kiirustamine toob rahvale veelgi rohkem kannatusi. Ja siin me näeme, eks, et need mehed tõesti usuvad, et kõik, mida selles kohtus räägitakse, kõik need ametlikud dekreedid, mida nad Jumalale esitavad, nad usuvad, et taevas peab tõesti tegema seda, mida nad paluvad. Ja üks neist 2 kohtunikust, eks ole, kartis väga ning andis väga tõsise hoiatuse. Ta ütles, et kui see kohtuotsus taevas kehtima hakkab, võib kogu maailm drastiliselt halvemaks minna enne, kui midagi paremaks läheb.
ja siis see juhtus nüüd viimastel aegadel, nüüd sellel koosolekul suurkohtus. Aga on olemas ka organisatsioon nimeda Templi Instituut, mida vähesed teavad. Aga nad on juba praktiliselt kõik Vana-testamendi aegsed templiga seotud pühad esemed uuesti loonud, jättes kogu struktuuri valmis töötamiseks. Meie päevil on see tõesti nii. Nad on juba uuesti valmistanud puhtast kullast küünlajala, menora, mis kaalub 0,5 tonni ja sisaldab 45 kilo puhast kulda. See on väärt miljoneid dollareid ja täna on see välja pandud Jeruusalemma juudi linna osas. Ja nad on juba valmis teinud ka trompetid, preestrirõivad, ohvrialtari ja ülempreestri krooni. Aga vennad, just siin ilmub selle loo keskel üks väga huvitav nõue, mis on järgmine. Neil võib olla kuld, neil võivad olla riided, altar, väljaõppinud preestrid ja kõik võib olla valmis, kuid rabiinide traditsioon seab reegli, mis peatab kogu selle projekti. Nimelt on seal 4. Moosese raamatus, Vana-testamendi piiblis, 19. peatükis. Jumala sõna ütleb, et kes puudutab surnut, saab rüvedaks ja saab puhastatud ainult veatu punase mullika tuhaga. Vennad jah, neil on vaja seda veatut punast mullikat. Aga juhtus üks asi. 70 aastat pärast Kristust tempel hävitati. Selles paigas toimus sõda. Ja siis see rituaal selle looma ohverdamiseks lõppes aastal 70. Ja just sellepärast peetakse inimesi tänaseni rüvedateks. Nad vajavad, et see rituaal toimuks uuesti. Ja selle rüveduse tõttu ei oleks kellelgi enam luba astuda templimäe kõige pühamatesse osadesse, et pühamu uuesti üles ehitada. Ja siin tekib väga oluline küsimus, vennad, sest nüüd on alanud väga suur tormijooks selle hinnalise looma otsimiseks, kellel pole ühtegi viga, ka värvi poolest, eks. Punase karvaga. Ja las ma räägin sulle siis midagi. Septembris 2022 toodi 5 punast mullikat otse Texasest lennukiga Iisraeli. Aga see rabide nõue on väga range, sest kui loomal on kehal 12 värvi karva, siis ta diskvalifitseeritakse kohe. Ja kui loomad kasvasid, hakkas neile kasvama mõned mustad ja valged karvad. Ja 2025 aasta augustis tunnistas Templi Instituut avalikult, et ükski neist 5 mullikast ei sobi enam. Ja vaadake, kui muljet avaldav kontrast see on, eks vennad. Neil on olemas pühad esemed, preestrid on valmis ja aastakümnete pikkune planeerimine on tehtud, kuid kõik on kinni jäänud vaid mõne karva pärast loomal. Ja lihtsalt teadmiseks, nad on seda mullikat otsinud juba üle 20 aasta ja ikka satuvad nad sama asja, sama probleemi otsa. Ja siis kui keegi, kes piiblit ei tunne, kuuleb sellest punasest mullikast, 3. templist, piibli prohveteeringutest, siis mis on tavaliselt esimene reaktsioon? Paanika, meeleheide, sest inimesed arvavad, et maailma lõpp on äkitselt kätte jõudnud. Ja vastupidi, on palju inimesi, kes ootavad seda rõõmuga, eks? Mõeldes, et rabid tegelikult hüüavad Jeesuse tagasituleku järele. Aga pane väga tähele, sest just siin on meil vaja vaimulikku eristamisvõimet. Vennad, nende meeste oodataval Messiase ja meie oodatava Kristuse vahel, kes ütles, et tuleb aegade lõpus tagasi, on tohutu erinevus. Vennad, paljud juudid ootavad, et Messias ilmuks peagi, kuid see Messias, keda nemad ootavad, ei ole Jeesus Kristus, Jeesus Naatsaretist. Nagu sa tead, nemad ei võtnud Jeesust vastu kui Jumala poega, kui ta siin maa peal oli. Ja tänaseni ootavad nad teist meest, teist päästjat. Ja just siin peame olema väga ettevaatlikud, sest samal ajal kui nemad ootavad seda juhti, kes muudaks Iisraeli olukorda, piibel hoiatab mehe eest, kes ilmub aegade lõpus ja petab rahva hulki. Ta petab kogu maailma. Ja meie, kristlased, tunneme teda kui antikristust. Alguses usaldavad paljud inimesed seda meest. Nad arvavad, et tal on vastused inimkonna suurtele probleemidele, kuid selle päästja kuvandi taga peitub kohutav lõks. Ja apostel Paulus kirjutas väga tõsise hoiatuse selle mehe ilmumise kohta. Ta selgitas selgelt, mis juhtub enne Jeesuse tagasituleku päeva, et kogudus ei jääks meeleheitlikuks ega eksleks sihitult ning et meid ei tabaks see ootamatult ega ettevalmistamatult. Vaata, mida Paulus ütles teises Thessaloniklastele teises peatükis, alates 3. salmist. Ta ütles nii, ärgu keegi mingil moel teid eksitagu, sest see ei juhtu enne, kui tuleb ärauskumine ja ilmub patu inimene. Hukatuse poeg,
kes astub vastu ja tõstab end kõige selle vastu, mida nimetatakse jumalaks või mida kummardatakse. Nii et ta istub jumalana Jumala templis, tahtes näida jumalana. Vaadake seda, vennad, siin apostel Paulus rahustas tegelikult vendi, näidates, kui suur petis see on. Ta ilmub alles siis, kui usust taganemine võtab kõik üle ja sõna apostaasia tuleb sõnast lahutus. See tähendab, kui inimesed loobuvad usust, kui inimesed on täielikult hajevil, sõnakuulmatud ja ei taha tegelikult teada, mida Jumal on meie jaoks ette valmistanud. Ja ta ütles, et kui see vaimulik külmus tuleb, mis haarab kõiki, ja olgem ausad, vennad, see juba toimub. Siis ta ütles, et see hukatuse mees, ta paneb toime kohutavas solvangu. Ta läheb Jeruusalemma templisse ja nõuab, et teda kummardataks kui Jumalat. Ta istub tõenäoliselt sinna troonile, sellesse templisse ja teda hakatakse kummardama nagu Jumalat, sest ta tahab näida Jumalana. Nüüd mõtle koos minuga. Et ta saaks tulevikus templisse istuda, peab see hoone püsti olema. Kas nõustud? Ja sajandeid kahtlesid paljud selles, sest vana ehitis hävitati roomlaste poolt. Lisaks on see ajalooline paik täna hõivatud islami ehitistega. Aga nüüd, vennad, pole see võimalus enam ainult teooria. On palju organiseeritud gruppe, kes töötavad taastamise kallal, valmistavad neid tarvikuid ja teevad tõelisi usulisi otsuseid. Nii et see, mis varem tundus võimatu, on taas maailmas avalikult arutluse all ja just sellepärast on see uudis nii märgiline. Mõtle koos minuga. Usuline struktuur on juba läbi mõeldud. Juba on olemas makett, kõik on juba valmis. Neil on see ootus, et Messias ilmub iga hetk ja kogu plaan, kõik liigub juba samas suunas. Ja siis Jeesus ütles midagi huvitavat Matteuse evangeeliumis 24. peatükis, salmis 15. Ta ütles nii: saabub päev, mil te näete seda, millest prohvet Daniel rääkis, kohutavat rüvetust, mis pannakse pühasse paika. Ja siis vennad hakkab ta sealt edasi ütlema. Ja kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on maja katusel, ärgu tulgu alla, et oma asju võtta. Kes on põllul, ärgu tulgu tagasi isegi mantlit võtma. Ja kui kohutavad on need päevad rasedatele ja imetavatele emadele. Igatahes ta ütles, et kui te näete seda juhtumas, siis põgenege. Siin rääkis ta ilmselgelt juutidele, sest ta mainis kõike, mis on seotud juutidega. Katuse terrass, mis on Iisraelis väga levinud arhitektuuri lahendus. Ta ütles ka 20. salmis, et nad peaksid palvetama, et põgenemine ei toimuks talvel ega hingamispäeval, sest siis oleks suur rahastus, nagu pole kunagi varem inimkonna ajaloos olnud. Ja miks ta mainis hingamispäeva? Sest hingamispäev on juutide jaoks püha ja nad usuvad, et sel päeval ei tohi midagi teha. Ei tohi töötada, vaid tuleb pühenduda ainult Jumalale. Ja Jeesus ütles, et see jäledus toimub pühas paigas. See tähendab, et ta viitab otse Jeruusalemma pühamule ja kinnitab seda Danieli prohvetlust. Ning see on väga sarnane sellega, mis juhtus minevikus. Las ma selgitan sulle. Sajandeid enne Jeesust oli mees nimega Antiochos Epiphanes, kes tungis Jeruusalemma. Ta lõpetas ohverdused ja rüvetas templi, käskides seal sees tuua ebapuhtaid ohvreid, sealhulgas sigade ohverdamist, mis on juutidele jäledus. Seetõttu arvavad paljud, et see oli omamoodi eelvaade sellest, mis saab toimuma aegade lõpus. On selge, et Piibel ei ütle otseselt, et Antikristus hakkab seal templis siga ohverdama. Kuid see, mida Daniel ilmutab, on see, et see mees, see aegade lõpu valitseja, ta sõlmib 7-aastase liidu. Ja selle perioodi keskel rikub ta selle kokkuleppe, käsib ohverdused lõpetada ja rüvetab selle püha paiga, saad aru? Ja sa võid küsida, aga pastor, kui Jeesus juba ohverdas end ristil, miks räägib Piibel loomade ohverduste taas tulemisest? Need ohverdused, vennad, ei tule tagasi sellepärast, et Jumal vajaks neid kellegi päästmiseks, vaid sellepärast, et juudid, kes lükkasid Jeesuse tagasi, nad jätkavad vana seaduse rituaalide järgimist, Vana Testamendi rituaale. Ja siin me näeme täiuslikku seost selle punase mullikaga, sest kirjas hebrealastele räägitakse mullikatuhast, mullikast, et näidata, et loomade veri puhastas ainult ihu seestpoolt, samal ajal kui Jeesuse veri puhastab meie südametunnistuse ja viib meid Jumala juurde.
vaadake siis seda erinevust, vennad. Samal ajal, kui inimesed otsivad täiuslikku looma, et proovida end puhastada, õpetab piibel, et Jeesus on juba teinud lõpliku ja igavese puhastuse Golgata ristil. Ja just sellepärast väärib see teema meie tähelepanu, sest viimsete aegade oht ei ole religiooni puudumine, sest inimesed jäävad endiselt religioosseks. Aga tegelikult on see pettus, mis tuleb pühaduse näol. Aga mis tegelikult eemaldab inimesi Jeesusest? Ta kasutab seda religioosset õhkkonda, et maailma petta, isegi tema enda ajal. Saab olema valeprohvet, kelle ülesandeks on antikristuse inimkonnale tutvustamine. Ja nii nagu püha vaim veenab inimesi, et Jeesus on tee, tõde ja elu, teeb valeprohvet vastupidist, saad aru? Tegelikult juhib ta inimesi kurjuse antikristuse poole. Nii et vennad, see ei tähenda, et see kõik juhtub homme või et me peaksime ütlema, et see või teine inimene on antikristus. Me ei saa veel midagi kindlalt väita, aga vennad, fakt on see, et piibli profeteeringud täituvad uskumatul viisil. Lisaks tahan ma lugeda veel ühe viimase kirjakoha, et sa mõistaksid, kuhu Jumal tahab meid viia, millist teed ta tahab, et me käiksime. Vaata, mida Paulus ütles esimeses kirjas korintlastele 3. peatükis, salmides 16 ja 17. Ta ütles nii: kas te ei tea, et olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees? Kui keegi hävitab Jumala templi, siis Jumal hävitab tema, sest Jumala tempel on püha ja teie olete see tempel. Vaadake seda, vennad, kui muljet avaldav asi see on. Samal ajal, kui maailm keskendub ühele ehitisele seal Jeruusalemmas, apostel Paulus tuletab meile meelde palju suuremat tõde. Jumal ei ela hoonetes, mis on tehtud inimkätega. Jumal ei ole kohas kalliskividega, kullaga, pühade esemetega, eks? Need olid vanasti pühad vanas lepingus, täna pole neil enam sellist tähtsust. Sest meie, nüüd kui oleme pühavaimu tempel ja peame uskuma Jeesusesse, peame hoolitsema selle templi eest, peame otsima pühadust ja kuulekust. Ja siis kindlasti näitame oma usku läbi oma tegude. Aamen. Ma tean, et võib-olla õppisid sa täna siin midagi uut, seega palun ma sind, jaga seda, sest on palju inimesi, kes peavad olema tähelepanelikud nende viimaste uudiste suhtes, mis siin ringlevad. Ja ma jätan siia ekraanile väga huvitava video, mida sa võiksid vaadata. Jumal õnnistagu sind väeliselt, suur kallistus!